Head kuulajad ja vaatajad. Aprilli lõpus Küprosel peetud Euroopa Liidu tippkohtumisel kiitsid liikmesriikide esindajad heaks Ukrainale mõeldud 90 miljardi euro suuruse laenu. Laenu muidugi jutumärkides, kuna teatavasti tekib Ukrainal tagasimakse kohustus alles pärast seda, kui Venemaa on asunud sõjakahjusid rahaliselt hüvitama. Olgem ausad, muidugi teavad kõik asjaosalised väga hästi, et sellise asjade käigu tõenäosus on praktiliselt olematu. Aga tumedasse majandustulevikku vaatav Euroopa liidrid näivad olevat langetanud otsuse nii oma rahvaste kui ka Ukraina agooniat süvendada. Õigustusena näeme tuttavat mustrit, kus rekordmadalate reitingutega valitsused toetuvad Brüsseli bürokraatliku eliidi suunamisel lausvaledele. Muidugi ei ole 90 miljardit ei esimene ega ka viimane hiiglaslik rahaeraldis. Vastupidi. Aga kuna suur mäng on alles algamas, tuleb see üha tõsisemas kitsikuses elavatele Euroopa ühiskondadele mõjuvas kastmes maha müüa. Selle saavutamiseks on panused endiselt tehtud surmahirmule. Ja selline lähenemine töötab seda paremini, mida irratsionaalsem see on. Nii keerataksegi vinti jõuliselt peale. Näiteks Poola peaminister Donald Tusk avaldas tõsist kartust, et Venemaa võib rünnata Euroopa idatiiba mitte lähiaastatel, nagu meil on pikemat aega sisendatud, vaid nüüd juba kuude jooksul. Tõsi, mingeid fakte, millest niisuguse asjade käigu tõenäosus nähtuks, küll esitada pole, aga milleks meile faktid, kui alates pandeemia eksperimendist stresseeritud inimestele piisab psühhoosi tekitamiseks ka märksõnadest. Niisiis, kuna USA pühendumises oma Atlandi ülestele liitlastele ei saa enam kindel olla, peab Euroopa end kokku võtma, veel ja veel püksirihma pingutama ning nii-öelda ühiskaitset tugevdama. Kuna aga eelolevas sõjas Venemaaga ei tohi olla vähimatki kahtlust, jah, see peab kindlasti tulema ja sellega peame lihtsalt leppima, tuleb aastakümneid head elu nautinud ühiskondadel nüüd korralikult maksma hakata. Hakata maksma määral, millega võrreldes kahvatuvad kõik varasemad suurkulutused kokku. Päris tõsiselt, selline perspektiiv meile reaalselt terendab. Seda ei ole raske näha ja me ei tohi selle suhtes silmi kinni pigistada. Üha paisuvate rahaeraldiste tulemiks on üha uued kohtumised, lõputud arutelud ja väljatimmitud ühispildistamised. Saateks silmakirjalik ja läbinisti võltsmure võimaluse pärast, et Venemaa hakkab testima Euroopa kaitsevalmidust enne, kui viimane on oma relvajõudude tugevdamisega lõpule jõudnud ja NATO suhtes negatiivselt meelestatud Donald Trump USA presidendi kohalt lahkunud. Täiesti sirge näoga räägitakse, et selline võimaluste aken jääb Venemaale seega avatuks 2028. aasta lõpuni. Sedasi väljendub Europarlamendi väliskomisjoni liige, endine Soome välispoliitika instituudi direktor Mika Aaltola ning temaga ühinevad endine Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ja Eesti kaitseväe juhataja Andrus Merilo. Meedias tsiteeritakse ootuspäraselt anonüümseks jäävaid kõrgeid NATO diplomaati ja Euroopa kaitseametnikke, kelle hinnangul on täiesti võimalik mõni väiksem piirkondlik operatsioon, mis annaks Venemaale võimaluse olukorda pisendada ja väita, et toimuvat ei saa sõjategevuseks nimetada. Ka Soome endine välisminister Ville Niinistö toonitas, et kuna NATO ei pea droonirünnakuid samaväärseks maavägede sissetungiga, võiks USA sellises olukorras väita, et strateegilises mõttes pole midagi olulist juhtunud. Siiski on Niinistö hinnangul praegu Euroopa jaoks kuldne hetk, mil saaksime langetada olulisi poliitilisi otsuseid. Euroopa Liidu suutlikkust kaitsta oma julgeolekut parandaks oluliselt julgeolekunõukogu loomine, mis saaks julgeolekupoliitilisi otsuseid langetada mitte ükshäälselt, vaid kvalifitseeritud häälteenamusega. See väljend, mis osutab otseselt võimu tsentraliseerimise püüdlustele, tõuseb meile esitatavates narratiivides aina jõulisemalt esile. Nii toonitas ka Saksamaa välisminister Johann Madeful, et Euroopa Liidu ühehäälsuse reegel välispoliitikas seab ploki julgeoleku küsimustes eksistentsiaalsesse ohtu. Sõnumis ei ole muidugi midagi kahemõttelist. Raske aeg nõuab julgeid otsuseid ja mõtlemist enamale kui oma huvidele, mistõttu väikeriigid ärgu olgu isekad ja loobugu oma sõnaõigusest Berliini ja Brüsseli kasuks. Jätkuvast föderaliseerumisest üksi jääb aga väheks. Seetõttu sisendatakse meile üha varjamatumalt, et Venemaa tükeldamiseks vajab Euroopa Ukrainat, mitte vastupidi. Ja ehkki Ukraina liitu lubamine on riskantne, on veelgi ohtlikum teda eemal hoida. Jah, Euroopa Liit kiitis heaks uued laenud, et Kiievit nii-öelda käimas hoida, aga Ukraina sõda on nüüd üheselt Euroopa sõda. Vähe sellest, 90 miljardi eurone rahasüst pakub küll hetkeolukorrale leevendust, kuid juba muretsetakse vajaduse pärast sooritust korrata mitte aastal 2028, nagu esialgu loodeti, vaid juba tuleval aastal. Milline üllatus, eks ole?
Fakt on see, et ajast, mil laenupaketti plaanima hakati, on Ukraina eelarve lõhe vaid laienenud. Ja kardetavasti peavad euroliidrid tõepoolest aasta pärast koostama uue, taas kümnetesse miljarditesse ulatuva laenupaketi. Hiiglaslikud kulutused öeldakse aga täie ette minevat, sest nagu Euroopa Poliitika Instituut märgib, on Euroopa Liit olnud viimastel aastatel hädas üha süvenevate majanduslike ja demograafiliste probleemidega, ent lahenduse võiks pakkuda just uus laienemine ning ennekõike Ukraina majanduslik ja sõjaline potentsiaal. Meile sisendatakse, et just see võiks tõsta bloki rahvusvahelise rolli ja võimekuse sootuks uuele tasemele. Niisiis on näkku karjuvatele probleemidele vaatamata just plakatlik ja järjepanu ülevärvitav Vene oht kindlustanud selle, et Brüssel püsib kindlalt Ukraina poolel. Tulevikku vaadates eelistaksid eurooplased, et Venemaa oleks seotud sõdimisega Ukrainas, ent siiski tunnistavad liidrid ja kõrged ametnikud, et üha raskem on hoida valitsusi fookuses ja jätkuval reservatsioonideta Ukraina toetamise kursil. Mitte kõik valitsusjuhid ei lehvita enam selliseid loosungeid nagu meie peaminister, kes teatas alles hiljuti, et Eesti toetus Ukrainale on jäägitu. Mõelge sellise väljendi tegeliku tähenduse üle esitatuna ühe väidetava suveräänse riigi valitsusjuhi suust. Ja mind endiselt hämmastab, et tulete 5. sõja-aastal parlamendisaali Eesti riigis, NATO riiki ja Euroopa Liiti, kes toetab Ukrainat jäägitult. Kuigi Brüsseli ametnikud on pakkunud Ukrainale eelseisvatel aastatel mõningaid liikmeks olemise hüvesid, et see oleks justkui sümboolne samm liiduga ühinemise teekonnal, on president Zelenski sellised variandid looritatud ähvarduste saatel järsult tagasi lükanud. Siinkohal tuleb märkida, et huvitava käigu on teinud varasemalt Viktor Orbaniga samalaadset positsiooni hoidnud Slovakkia peaminister Robert Fico. Nimelt kinnitas ta Zelenskile, et toetab nüüd Ukraina ühinemist Euroopa Liiduga ja on valmis oma riigi kogemusi jagama. Sellega justkui pallib ta vastutuse edasise eest lääne partneritele, vabanedes ise tülikaks muutunud pahapoisi imagost. Kui siiani sai Ukraina blokeerimises mugavalt Orbanit süüdistada, siis tema valimiskaotus on mitmete teiste riikide kõhklused nähtavamaks muutnud. Enam ei saa mugavalt Ungari veto taha varjuda. Samas ei ole saladus, et paljud Euroopa Liidu liikmesriigid, sealhulgas määrava tähtsusega Saksamaa ja Prantsusmaa, ei ole Ukraina täisliikmelisusest huvitatud. Ja päris kindlasti ei olda valmis järgima Ukraina presidendi poolt ultimatiivses toonis esitatud kiirgraafikut, mille kohaselt peaks Ukraina Euroopa Liiduga liituma juba järgmise aasta jaanuaris. Veelgi enam, Saksamaa kantsler Friedrich Merz on kiire liitumise avalikult ja selgesõnaliselt välistanud. Tema sõnul ei saa sõjas olev riik liiduga ühineda ning Ukrainal tuleb eelnevalt lahendada õigusriigi, korruptsioonivastase võitluse ja teiste aluspõhimõtetega seotud probleemid. Põhjendatult pelgab konkurentsi ka Euroliidu põllumajandussektor. Isegi Brüsselis räägitakse, et kui Ukraina peaks kunagi liiduga ühinema, ei saaks ühine põllumajanduspoliitika senisel, see tähendab toetustest sõltuval kujul enam jätkuda. Ehk siis tunnistatakse, et Ukraina liitumine tähendaks Euroopa Liidu senise palge väga ulatuslikku muutumist. Ja missuguse vastuargumendiga pinged ja hirmud maha võetakse? Väitega, et Euroopa kaitset ei saa võtta tõsiselt, kui selles pole kohta Ukraina miljoni armeele. Kuigi USA vastuseisu tõttu tuleb Ukraina NATO püüdlused ilmselt maha kanda, säilib esialgu mitmetasandilise Euroopa Liidu perspektiiv. Ehk kuna täisliikmeks saamine on pehmelt öeldes raskendatud, otsitakse Kiievile endiselt vahepealseid loomingulisi liikmelisuse vorme. Mõistagi omakasupüüdlikult, sest kõige olulisemana nähakse mõtet laiendada Ukrainale ajutise korralduse osana Euroopa Liidu vastastikuse kaitseklauslit, millest palju ei räägita, ent mis on liidu aluslepingutes, tõsi, ümaras, aga paindlikus sõnastuses tõepoolest kirjas. Märtsi väitel toetasid riigijuhid Küprose tippkohtumisel üldjoontes mõtet anda Ukrainale ajutine liikmestaatus, sest nad mõistavad, et Euroopa ei saa endale lubada Ukraina täieliku ukse taha jätmist. Aga mündil on ka teine külg. Ehk eelnevaga seonduvalt peab Ukraina sõlmima rahulepingu, mis nõuab riigilt territoriaalseid järeleandmisi ehk loovutusi. Et Zelenski saaks sellisele leppele rahvahääletusel toetuse, tulebki Ukrainale pakkuda selget väljavaadet ja usutavat perspektiivi. Juba ütles ka traditsioonilist sõjapistrike leeri esindav Soome president Alexander Stubb, et kui USA eirab Venemaaga suheldes Euroopa huve, peab Euroopa hakkama ise Moskvaga läbi rääkima. Ühtlasi tunnistas ta, et tegelikult on seda arutelu Euroopa liidrite seas peetud juba viimased 2 aastat. First of all, I think the most credible security guarantee that Ukraine has right now
is 800,000 strong armed force and a capacity to conduct modern warfare unlike any other NATO member state. So I think the tide has actually turned. I think we Europeans have to understand that, we need Ukraine more than Ukraine needs us. They know how to do this thing. Euroopa poliitilise eliidi tänastel vastakatel ja segadust kõlvavatel sõnumitel on mitu kaalukat põhjust. Ühelt poolt mõjutavad narratiivi laia spektri mured alates põllumajandusest kuni sotsiaalia ja rahanduseni. Teisalt aga valitud ja aastatega kinnistatud kurss sõjalisele vastasseisule Venemaaga. Määravaks on kujunenud just viimane. Aastaid Ukrainat rahastanud ja relvastanud Euroopa on ühtäkki valiku ees. Kas jätta Ukraina üles pumbatud sõjamasin venelaste kätte või siis lidendada see mingil viisil, kas või suurte kahjudega enese külge. Lidendamisega seonduvalt kõlab aga aina enam ka süngemaid arutluskäike. Fakt on ju see, et ka pärast rahu sõlmimist jääb Ukrainasse 100 000 lahingukogemusega veterane ja aukartust äratav kogus mitmesugust registreerimata relvastust. Kui Euroopa Liit Ukraina kõrvale tõrjub, ei ole mingit garantiid, et Kiievi mõjuvõimsad niiditõmbejad ei pööra läänele selga. Samas kardetakse, et rahujärgne Ukraina võib paiskuda ressursside ümberjagamisel tekkivatesse sisekonfliktidesse. Arusaadavalt on mõte sellise metsiku koosluse tsiviliseerimisest Euroopa Liiduga liitumise kontekstis juukseid püsti ajav. Ehk teed nii on halvasti, teed naa on samuti halvasti. Päriselt häid valikuid nagu enam polekski. Siin jõuan tagasi eelmises kommentaaris käsitletud Priit Hõbemägi arvamusartiklini, mis kannab kõnekat pealkirja Kiievi koefitsient käib juba närvidele. Hõbemägi mäletatavasti tunnistab, et üks suurematest teemadest, mille ausalt ajakirjanduslikku katmist piiratakse või suisa summutatakse, on just nimelt Ukraina liitumine Euroopa Liiduga. Ametist lahkuv Postimehe peatoimetaja ütleb viimaks otse välja, et kuigi Ukraina Stratcom õhutab meeleolu, et see sünnib kiiresti ja sujuvalt, ei saa miski olla eksitavam kui see seisukoht. Hõbemägi tunnistab, et peale liidu teadlikult formaalsete ametlike sammude ei viita mitte miski sellele, et Ukraina võiks ettenähtavas tulevikus päriselt liikmestaatuse saavutada. See ei ole reaalne ei liitumise mehhanismi, liikmesriikide konsensusliku nõusoleku nõude, sõjas oleva Ukraina praeguse olukorra, teadmata olemusega rahulepingu ja paljude muude asjaolude taustal. Hõbemägi möönab, et hiigelsuure slaavi riigi, suurelt osalt vene mentaliteedi ja venekeelsete elanikega piirkonna liitumine, sõjast vaimselt muserdatud endiste võitlejate vaba liikumine, väljakutse põllumajandusturule ja lisaks ka tohutu korruptsioonijuht on vaid mõned olulised takistused. Olukord meenutab kangesti Türgi liitumisprotsessi, kus Ankarat lollitati aastakümneid lubadustega, samas kui Brüssel teadis väga hästi, et mingit liitumist ei tule. Ükskõik, kui palju türklased ka ei pingutaks. Ei sooviks lõpetada trafaretselt, aga ajalugu näib end siiski kordavat. Konkreetsemalt meenutab praegu toimuv Lääne-Rooma impeeriumi lõpuaegu, kus riiki nõrgestasid pidevad maksureformid, raha devalveerimine ja sellega kaasnev inflatsioon ning poliitilised segadused. Devalveeritud staatusega kodanike jaoks muutus aga riik üha ebaolulisemaks ning viimaks moodustus armee peaosa mitte enam Rooma kodanikest, vaid barbaritest. Mis edasi juhtus, seda teame põhikooli õpikutest. Võimalik, et mõnes järgmises kommentaaris tulen kõnealuse teema juurde tagasi. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Muu hulgas on kindlasti abi sellestki, kui jagate minu kommentaari oma sõprade ja tuttavatega. Rahulikku nädalavahetust ja kuulmiseni!